ärge mõistke kohut. Jeesus on rääkimas seda oma tähtsamas kõnes. Igaüks, kes nimetab ennast kristlaseks, igaüks peaks ahmima seda, mida Jeesus otseselt õpetab. See, kus me Jeesuse õpetuse vastu eksime, on selles kontekstis, on see, kui me mõtleme teistest halvimat. Ehk eelhäälestus inimeste suhtes on seda. Ta on halb. Teiseks, kui meie armastus on sõltuvuses teiste vigadest, pattudest. Ehk siis ma armastan sind, kui sa oled selline, kui sa mõtled nii, kui sa teed nii. Me eksime Jeesuse õpetuse vastu, kui me hindame kellegi elu ainult tema kõige halvemate hetkede põhjal. See juhtub niimoodi olema, et inimene elab suurepärase elu ja siis ta langeb. Ja siis ta komistab. Me võime lihtsalt mõtelda Taaveti peale, kui meie või Jumal hindaks teda tema kõige madalama koha järgi. Millega pärast me loeme ikka Taavetist kui mehest Jumala südame järgi. Me eksime Jeesuse eeskuju ja õpetuse vastu siis, kui me arvame teadvat teiste varjetud motiive. Me ei tea endagi motiive alati, rääkimata teiste motiividest. Me eksime, kui me mõistame kohut, arvestamata, kuidas me ise samas olukorras käituksime. Taas me võime mõtelda, et me käitume niimoodi, aga ega me tegelikult ei tea. Ja see, mida me sageli teeme, on see, et me hindame kellegi näiteks ebaõnnestumist, kukkumist, kui tema tee on viimas väga järsu tõusuga, lahtiste kividega, kalju serva peal teed mööda ja seal ta kukub. Ma ei suuda nüüd püsti olla. Samal ajal, kui meie leotame oma varbaid võib-olla siledal liiva rannal ja päike paistab ja meie hetk on see ja siis me hindame oi, tema kukkus. Minu küll ei kukuks. See, kuidas me käsitleme kohtumõistmist oma elus, sellest sõltub see, kuidas Jumal meisse suhtub. Nii nagu sina mõistad kohut, mõistetakse sulle kohut.